Veel üks näide, kuidas kasutada external reference. Näiteks siin joonises on näha ühe ja sama korruse asendiplaan, kus on olemas siis valguse ja näiteks elektriskeemid. Kui me soovime aga näha neid skeeme kohakuti, ehk siis näha, kuidas need näiteks sobituvad korrusele või kas on ristumisi, siis samuti on võimalik kasutada external reference. Olen antud näite puhul teinud ära eeltöö, et need joonised ilusti läheksid kokku. Ja siin on siis nüüd näha kaks joonist, millest üks on siis valgus ja teine näiteks on elektrivõrk. Ja lisaks siis tasub teada, et faile, mida me kasutame external reference'idena, on meil võimalik siis ka vastavalt vajadusele alati nii-öelda eemaldada, kui ka lihtsalt korraks kinni panna või siis taas avada. External reference'idega kaasnevad ka sellised lisavõimalused, et näiteks kui meil mõlemas joonises on midagi topelt või mingi ala, mida me ei soovi näidata, siis me saame kasutada siit selliseid töövahendeid, millega me siis saame näidata ala, mis meid konkreetselt joonisest näiteks huvitab. Mis järel siis jäetakse nähtavale ainult ala, mis jääb selle joone sisse. External reference'ide puhul ei pea alati hoidma jooniseid eraldi, kuigi see on tugevalt soovituslik. Siiski on olemas siin võimalus ka nii-öelda taustal oleva joonise sisse toomiseks peremees joonisesse. Selleks on valik pind või siis bind. Ja siin on kaks valikut. Üks nendest toob kihi nimetuste. Üks nendest toob siis sisse kihid koos joonise nimetusega. Antud hetkel näiteks ma tõin siis taustalt joonise sisse ning kõik objektid, mis meil on siin joonises juurde tulnud, kannavad siis eelmise või selle taustal olnud joonise nimetust ning objekti kihi nimetust. Kui teha see sama toiming, kasutades find käsku ning võtta insert, siis sisse toodavad joonised lähevad automaatselt joonises juba olemasolevatesse kihtidesse või saavad siis